No kallid, kõva rühkimine käib, mis teil siis täna plaanis on siin? Täna on lille postamendi kaunistus. Ahah, see on nüüd midagi uut, saan ma aru, jah? Ja, midagi uut. Silikoni vormidest. Nii. Aga miks lihvida on tarvis? Sellepärast, et see vormi sisse valamine on nagu segu, selline vedel segu on. Et vorm on ühesõnaga, sa oled need ise teinud, et kujundid praegu, jah? Ma saan ka praegu teada, et sa No ise teinud. Et see vormi sisse valad selline nagu vedelik. Paksem vedelik. Et valad, aga sa ju siis ei saa tõmmata teda siledaks. Ja mõne koha pealt vaata nagu, et ta peab kõikidesse nendesse salkudesse või nendesse minema, eks ju. Et siis ta nagu jääbki natukene kumer. Aga seda saab nüüd lihvida nagu siledaks, et selle siledama poolega siis paneb nagu lille postamentile sinna üles. Liimida saab paremini, kui on sile. Muidu ta jääb nagu... Me paneme niimoodi. Jah, sinna. Ja siis tuleb ära värvida ja saab veel kaunistada mingi teise värviga. Igale 4 küljele siis. Siis selle jutu järgi võib ju arvata, et see on selline katsetöö alles või esmakordne proov, jah? Ja, see on esimene proov, et vaatame, kuidas üldse selle postamendile ta üldse jääb, mis liimiga ta jääb ja kuidas ta siis jääb. Alguses me ei lihtinud seda ära, et jäi natukene kumer, siis ei jäänud hästi, jäid need ääred nagu üles ja liim ei tahtnud nagu võtta siis. No selles mõttes on väga õige, kui ma praegu kaamera panen ka sinu põlle kirjade peale, eks ole, et Paldiski Inglikooli praegune tegevus on olnud ju katsetöö, mida võib teisiti öelda labor, aga nüüd sellele teraapiakodu harule, mis on tegelikult ka ju kooli praktikabaas, ongi pandud kohe töölabor, et siin proovitakse erinevaid tegevusi läbi, ühtlasi ka iga õppur saab ennast proovile panna, endale mõne meelepärase toote valmis teha. Ja nagu me oleme ju ennem ka öelnud, et selline omaette nokitsemine, see koondab tähelepanu ja näpuosavus annab jälle ajule natuke sellist tuge ja osavust ja paindlikkust. Ja tore on ju näha, kui sinu käte all midagi valmib, eks ole. Ja et ei jääks nagu stagnatsiooni, et teeme kogu aeg ühte ja sama asja, siis proovime ka erinevaid asju teha. Nüüd aga juba, et sina oled ka siia kaasatud, et mis nagu sinu roll siit edasi veel on? Tähendab, mina valisingi, igaüks saame valida mingisuguse eseme, mida tuunida. Et mina valisingi selle postamendi, sest ma olen kunagi selle postamendi siia toonud. Et ta, valik langes sellele, mis oli mulle tuttav. Ja kuna ta on ilusasti juba millalgi varem, juba siin, eks ju, valge värviga üle. Ja see oli jõululaada eelmel. Ja, hästi. Et siis mind siin veel tegutsemas niivõrd ei olnud. Et siis siin muud tööd ei olegi olnud, kui tuli lihvida natukene paredamaks need küljed, ehk see alus. Ja siit pinna pealt, kuhu pragu oli kippunud natukene tulema, et see tuli uuesti ära pahteldada ja lihvida. Ja siia tuleb värv uuesti peale. Nii et selle postamendiga nüüd palju tegemist ei ole, aga armas Varjel saab ütelda, millega me selle üle katame, need kaunistused. Ja, see tuleb siis värviga. Mul on siin üks selline ostatud pihustiga värv. Ma näitan kohe seda värvi. See on selline. See ka kuulub nagu laboritöö hulkas, pole ennem seda proovinud, jah? Ei ole. Et see on nüüd Lidlist ostetud. Et seal on tihti selliseid lihtsaid variante meile saadetud Eestisse, et
et võib sealt nagu leida selliseid, mida tegelikult mina ei ole nagu siin Tartus või üldse, kui me oleme teinud, tegelikult neid viimistlustöid ja selliseid asju. Ja siin on nagu näidatud, et saab sellise lauakese teha, siin on öeldud, et on valge värv, matt ja kuskil ma lugesin, kas nad olid Paint ja Printer 2 ühes. Ta nagu oli, ma ei tea, kas siin on on värviline lakk. Ta ongi nagu siis, et valge värv ja lakk koos. Et sellega nüüd proovime vaadata, proovime, et kas me, kui me liimime selle kaunistuse siia ära, et siis me proovime sellega nagu üle värvida. Ja selle plate ka siis ühtlasi juba uuesti. Ja siis saame veel uuesti panna, kui ta esimese korraga väga hästi ei tee. Ja selline variant, et proovime. Kõigepealt proovime ja siis, kui need kaunistused on meil näiteks tehtud selle valge värviga, siis ta muidugi ei jää nagu väga hästi näha. Aga me teeme siis veel mõne teise värviga, meil on nüüd mõte on, et teha mingi kuldse värviga siit üle, et siis jäävadki need kõrgendikud või niisugused, mis on sellel šabloonil. Ta reljeefne, eks ole, et siin on jah tal on selline, et siit saab niimoodi kaunistada, tõmmata pintslikesega üle teise värviga, siis ta peaks jääma efektne. Jätab mingisuguse efekti siia. No hästi, vaatame, kuidas see efekt siis lõpuks välja tuleb. Eeldame, et see tuleb selline kena, elegantne ja kuninglik lillealus. No muidugi lillealus ei pea nüüd ära sööma lilleilu, eks ole. Aga angretooriumile omaselt me ikkagi natuke teda ehime ja võimalusel ikka kuldame ka. Jõudu tööle siis. Aitäh. Aitäh. Loodame.